6. november oli Tallinna Ehituskoolile pidulik päev ja seda kahel põhjusel. Esiteks seepärast, et koolil oli sünnipäev ja teiseks seepärast, et 6. novembril anti ühele Tallinna Ehituskooli õpilasele üle Ceresidi stipendium. See on sündmus, mida just iga päev ei juhtu, seepärast räägime selle teema lahti nii-öelda algusest peale. Terje, sulle kui õpetajale, juhendajale on ilmselt kõige selgem, sul on kõige parem pilt ees, et kui oluline on nüüd see, et firmad niimoodi toetavad ehitusmaterjalidega ja ka nõuandega? Ülimalt oluline, see aitab viia kutseharidust kõrgemale tasemele ja kiiresti tulevad ka uued materjalid ja uuendused jõuavad koolidesse, kus see nagu peakski olema. No ja see on ilmselt oluline ka õpilaste jaoks, et nad näevad selle ehtsa materjali ära, et ei pea mingi petukaubaga koolis harjutama ja siis hiljem tööl ollakse nagu natuke täd. No praktiliselt nad oskavad siin juba hinnata seda, et kelle materjalidega teha tööl juba töökohal, eks ju, ehitusplatsil tööd ja kelle omasid tegelikult välditakse. Et see on mõnes mõttes ka materjalitootjad nagu söövad ennast koolidesse sisse, mis nagu Euroopas oli nagu väga tavaline, aga meile ta õnneks viimastel aastatel on nagu ka tuleb järjest rohkem ja rohkem materjalitootjad saavad sellest aru, et see on vajalik. Suurepärane, aga nüüd sellest väga olulisest asjast meie tänases loos. Ceresidi stipendium, kuidas õpilasi nagu eelnevalt mõjutas see, sellepärast et sildid olid siin koolis juba ammu väljas, et saab kandideerida, lootust on, et keegi saab Ceresidi stipendiumi. Kas see võttis nagu õpilastel sellise elevuse üles ka? Ei, loomulikult võttis ja neid kandidaate ma olin tegelikult väga rõõmsalt üllatunud, et meil oli nii palju õpilasi, kelle keskmine hinne oli üle 4,5 ja kellel ei olnud üldse puudumisi. Kui pikk see piinlemise protsess sinu jaoks oli? Õpetaja just praegu rääkis, et motivatsioonikirjad pidi ennem ette tegema ja siis vist oli mingi ooteaeg ka vahel. No ooteaeg oli hea vahepeal ja siuke paar nädalat äkki. Motivatsioonikirjad oli valmis, oli vaja mõelda täpsemalt, mis asjad kirja panna, et ennast positiivselt näidata. Meil vanematel inimestel on tegelikult teinekord noori natukene keeruline mõista, aga ole hea, proovi sina selgitada, kas kutseharidus on noorte seas populaarne. No kas keegi tuttavatest sõpradest kirtsutab, mina ka, sa õpid kutsekoolis või ei ole? Ei ole enam, et kunagi ammu võib-olla võiski olla, et kui sa oled kutsekooli, siis sa ei ole sama vääriline kui need, kes on gümnaasiumites ja niimoodi. Praegu enam ei ole. Valitakse kutsekooli väga palju. Tegelikult jah, ja sellepärast, et ju kõik uksed on sinu ees lahti, kui sa selle kooli siin lõped. Ja, kutsekoolil on see ka veel, et kui sa saad kutse keskhariduse, sul on nagu kohe võimalus tööle edasi minna, et gümnaasiumis siis sa alles hakkad mõtlema, et mida edasi teha. Ja lõpetuseks tahaksin õhku visata ühe mõtte. Tihtipeale arutatakse selle üle, et kuidas tõsta kutsehariduse mainet. Üks võimalus oleks ilmselt see, kui veel rohkem firmasid paneksid kutsehariduse arendamisele ja toetamisele õla alla ja tuleksid kutsehariduse ellu ka enda stipendiumiga. On meil ei ole mõelda?